tere tulemast kõigile täna õhtusele veebiseminarile, mille pealkirjaks on Vanast uus ja meie oleme siis koolielu algõpetuse aine moderaatorid. Mina olen Tiia Salm ja mina Tuuli Koitjärv. Nii, ja meie tänase veebiseminari eesmärk on siis näidata teile, kuidas saab oma vanu õppematerjale jällegi üles soojendada ja neid võib-olla natukene kaasaegsemaks muuta, ehk täna on teemaks õppematerjalide taaskasutus. Keerame slaidi. Nii. Et kui nüüd üldse meenutada, et mis olid need esimesed õppematerjalid ja millal te üldse oma esimese õppematerjali tegite, Tuuli? Ja mina otsisin üles oma, võib-olla mitte päris kõige esimesed, aga üsna vanad ja leidsin, millel ei olnud muudatusi aasta 2005, nii et 11 aastat vanad esitlused ja neid me täna ka vaatame ja kasutame ja püüame siis tuunida uuemaks, anda teise näo. No ma arvan, et minu võib-olla esimesed materjalid jäävad sinna eelmise sajandi lõppu. Nüüd me saame rääkida eelmisest sajandist ja sajandi lõpust. Ja need olid siis võib-olla sellised väga lihtsad Wordi töölehed ja esimesed PowerPoint esitlused. Ja ma usun, et te kõik mäletate, kui suure vaimustusega me oma esimesi PowerPointe tegime, kus sai seal igasuguseid animatsioone kasutada ja neid slaide niimoodi väga efektselt vahetada ja õpetajad olid väga uhked oma esimeste selliste vahvate õppematerjalide üle. Oli veel selline tore programm nagu KeepPix. Ma usun, et vanad tegijad kindlasti mäletavad, mis programmiga oli tegemist. PowerPoint, mida kindlasti praegu ka tehakse, võib-olla Google Drive'is või mõne muu vahendi abil, Exceli tabelid ja täna siis võib-olla vaatamegi, et esitlus on ikkagi endiselt populaarne õppematerjal, aga kuidas teda muuta ja teise metoodikaga oma õppetöös kasutada ning kuidas võib-olla paberkandjal töölehed mõnes tunnis jätta kõrvale ja kasutada interaktiivseid töölehti. Aga võib-olla te kirjutaksite, et kui palju teie praegu esitlusi kasutate veel ja esitlusi üldse teete. Chatiruumis ootame teie arvamusi. Ja nii kaua siis väike ülevaade, et me ei arva, et me täna räägime teile asjadest, mida te kindlasti üldse kuulnud ei ole ja nüüd on viimase aja leiutis. Aga need kaks esimest vahendit on Sitting ja Nearpod, on juhendid ka koolielus, aga kuidagi unustuse õlma vajunud ja vaatame siis koos ja kelle jaoks on siis päris uus, et meie mõte on täna ka need vahendid läbi proovida ja et te saaksite ise praktiliselt läbi teha. Ning kui aus olla, siis seda viimast Wiserit või kuidas see korrektne hääldus oleks, interaktiivsete töölehtede vahel, seda mina ei ole nüüd eriti kasutusel näinud, konverentsidel pole eriti kuulnud, aga kui on õppijaid täna siin veebiseminaril, kes on kasutanud, siis on suur rõõm, et saate ka oma kogemust jagada. Ja meil on teile veel palve, et olge kenad, andke ka sinna chati märku, kes on siis kasutanud seda Nearpodi või siis Sittingu programmi, mida me siis täna siin kõik koos katsetama hakkame. Et siis me teame, et meil on siin juba võib-olla teie poolt tuge, et olete neid juba varem kasutanud. Ja natuke ka sellest põhimõttest, et meie tänased näited, me olemegi võtnud näited 10 aasta tagusest ajast, et meil on siin täna läbi katsetada 2 Tuuli vana esitlust. Me ei ole neid esitlusi selles suhtes muutnud seda vana vormi, vaid me oleme nad siis toonud üle nendesse keskkondadesse ja lisanud sinna juurde õpilasi kaasavad elemendid. Ja täna me soovime seda katsetada nii, et teie olete õpilaste rollis, siis te näete ka
nagu öeldakse, selle töö tulemust ja siis natuke vaatame ka seda poolt, et kuidas seda siis luua ja mida siis näeb õpetaja, kui õpilased slaidide vahele siis kas küsimustele vastavad või mingisuguseid ülesandeid täidavad. Mis me siis õppijatelt täna, õpetajatelt näeme, et PowerPointi viimasel ajal väga ei ole tehtud, aga Preesi ja Google Drive on populaarsed. Ja võib-olla siis asumegi asja juurde, haarame härjal sarvist ja esimene keskkond, Seating, mis võimaldab vana esitlust üles laadida ja lisada slaidide vahele erinevaid ülesandeid ja pigem eesmärgiks kaasata õpilasi, panna kaasa mõtlema, et PowerPoint ei oleks selline õppematerjal, kus õpetaja jagab oma mõtteid ja räägib ja lapsed siis haigutavad pingis, vaid õpilased kuulavad ja peaksid tähele panema, et pärast ise ka kohe kaasa rääkida ja oma arvamust avaldada. Selles keskkonnas olen ma üles laadinud ühe vana esitluse Rahatähed, mis on väike meenutus ja selline nostalgia puhang, Rahatähed siis krooniajast. Ja on võimalik arvamuse küsitlusi esitada, ei jah vastuseid ning valikvastustega küsimusi, järjestamine olulisuse põhjal, linki on võimalik vahele lisada, et siis suunata õpilased kasutama mõnda konkreetset veebilehte, väike video vaatamise võimalus YouTube'i video lisamise näol, on ka vistutamise ehk embeedimise võimalus, kui te soovite, et vahepeal on mõni interaktiivne harjutus või mõni ülesanne ning ka nii-öelda skaala ülesanne arvamuse avaldamine. Ja Seatingu eripära on see, et minu esitlus on tehtud animatsioone kasutades ja te näete, et ma olen laadinud Seatingu keskkonda oma esitluse ja animatsioonid on jäänud alles. Ja nüüd ma näitaksingi teile, seestpoolt esitlust ja siin ongi näha, kus on slaidid tumesinisel põhjal ja värvilised slaidid on lisaülesanded. Paremalt poolt alt saan ma siis erinevat vaadet kasutada. Praegu on näha pisipiltide ehk pisislaidide vaade ja siis saan ka siin suurelt vaadata. Ja esimeseks slaidiks meil ongi, et Seating on tasuta veebipõhine esitlusplatvorm ja võimaldab siis PowerPointi või PDF esitlusi kasutada ning neid interaktiivsemaks muuta, nii et publik saab esitlusel aktiivselt kasutada. Siin näete ka jah-ei küsimust, kus siis õppijad võivad oma arvamust avaldada. Edasi näete esimest slaidi ja see on 2005 aastast, nii et näete ka slaidi kujundusel, kus nüüdseks me oleme juba arusaamisel, et ka õppematerjalil on oma kvaliteedinõuded, ei ole siin viiteid, ei ole piltidele, ei ole aastaarvu, küll on klass, kellele siis on suunatud. Ja edasi näete, kuidas animatsiooniga vahetub slaid ja ka tekstid. Nii et nüüd ma arvan, et me annamegi võimaluse teil korra kasutada seda esitlust ja proovida nende ülesannete täitmist. Nüüd me teeme niimoodi, et mina panen chati teile nüüd ühe aadressi, olge head, klõpsake sinna ja te peaksite sattuma siis sellisele leheküljele,
kus te peate panema selle salasõna ja salasõnaks on zeeting kirjutame. Et kutsume teid julgelt, et siin ei ole selliseid raskeid küsimusi, millele ei oskaks vastata, aga et siis on teil nagu selline õpilase roll, et kuidas siis tunnis nagu õpilane kaasa töötab, kui õpetaja on oma esitluse laadinud Seatingu keskkonda. Et mida tema näeb. Ja veel on õpetajad öelnud, et Quizleti, Thinglinki, Blendspace'i on kasutatud viimasel ajal. Nii, Aimi kirjutab meile midagi, kas ta pääses sisse, sooviks teada, kas te pääsete sisse. Jah, andke teada. Ei tööta kood, aga kood on Seating. Kas Seating ei anna? Nii, Monika sees. Aga kuidas Monika sisse sai? Minge selle lingiga ja pange, tubli. Väga hea, siis töötab ikka. Tundub, et ikka töötab. Et koodi ei ole, on parool Seating kirjutage. Nagu keskkonna nimigi. Tore. Ja nüüd hakake omas tempos minema, me oleme jaganud seda niimoodi, et see ei ole nagu juhitud esitlus, vaid te näete seal all nüüd väikseid noolekesi ja te saate nüüd omas tempos hakata seda nendele küsimustele vastama ja meie saame siis siin natukene kõrvalt kommenteerida. Kas on noolekesed nähtavad? Kas saate liikuda slaidide vahel? Andke märku. Aimi ütleb, jah, töötab. Saate. Andke minna siis. Mina püüan avada ja vaadata nüüd tulemusi. Näed, nüüd me näeme, et 10 õpetajat on sees. Kahjuks ka siin on osa tasulist. Nii et selle tõttu on näha, et me näeme midagi, aga detailselt siis hetkel näete, siin on osa asju tasulisi. Ja siin on näha, et 6 vastust on juba vastatud esimesele küsimusele. Ja näeme, et 100% on jah. Aga nüüd natukene ootame. Kui mugav on teil seda esitlust vaadata ja kas saate samal ajal ka teises aknas jälgida seda, mida mina näitan tulemuste poole pealt. Nii. Tiia on siin õppija rollis. Kas Tiia näeb minu tulemust ka praegu? Saad sa vaadata, kas mina näitan praegu tulemusi, et kuidas see sulle näha on? Nii, ilusti on näha. Et teie näete siis sellelt suurelt ekraanilt õpetaja vaadet. Tuuli on praegu õpetaja rollis. Ja ühe silmaga piiluga siis õpetaja vaadet, aga ise usinasti täite siis seda ülesannet. Ja me meelega panime sellise esitluse, mis võib-olla täna ei ole enam päevakohane, kuna raha on meil vahepeal muutunud. Aga üks õppija ei saa sisse. Kas kood Seating, Mareli Seating parooliga? Nii, ma panen korraks uuesti selle lingi ja kui te sinna, jah, just nimelt, mitte Seatings, vaid Seating, S on tagant ära, siis peaks saama. Et õpetaja saab ise selle parooli sinna panna ja see ei pea üldse olema mingisugune keeruline kood, vaid saab täitsa mingisuguse sõna sinna panna siis. Nii, ja vaata, missuguseid vastuseid siis 19 õpetajat on vastanud juba. Sa saad järgmist vaadata. Nii. Siin on näha, et Ernst von Beer oli siis arstiteaduse valdkonnaga seotud. Õnnestus, tore. Jah, et olge head, tehke kaasa, siis on nagu selline hea kogemus, et näete, kuidas asi töötab. Seating Saimale, Seating ilma S-ita. Keskkonna nimelt võtate S-i ära, Seating. Nii, panen uuesti. Jah, hilinejad võivad julgesti küsida, et sellepärast, et me ei hoiaks seda slaidi praegu, et näeks ka tulemusi. Seating. Sa saad edasi minna. Panen siit vahepealt küsimused. Nii, hetkeseisuga on siis Tõde ja õigus meil üks populaarsematest Tammsaare teostest. Ja. Mõned küsimused kinni.
nii, ja kui te nüüd vaatate, siis slaidid vahetuvad väga nostalgiliselt, täna enam vist keegi selliseid efektseid slaidivahetusi enam ei kasuta, aga teate, see oli 10 aastat tagasi, kui see oli kõik väga, väga vahva. Ja kui me seda siin mõtlesime, et missugust esitlust me kasutame, siis tegelikult me jõudsime järeldusele, et see on ikkagi osa meie ajaloost ja seda saab väga hästi ka täna kasutada, et kui te olete päris lõppu jõudnud, siis on meil seal ka mõned sellised aktiviseerivad ülesanded ja ka väike üleminek siis eurole. Nii et see on... Võite proovida ka vaadata, kas avanevad lingitud ülesanded. Et see on ka nüüd selline proov, et kuidas ta siis toimib, et me oleme selle nüüd ise siin vaikselt läbi lahendanud, aga et no näed, kõik said sisse, väga tore. Ja need küsimused siis kindlasti ühes esitluses ei peaks olema kõiki küsimuse tüüpe kasutatud, aga meie siin oleme just spetsiaalselt erinevad küsimuse tüübid püüdnud panna, et te saaksite näha siis, mida on võimalik lisada. Ja on seal veel midagi? Ja rohkem ei ole otseselt nüüd küsimusi. Viimane küsimus on, et siin veel ei ole jõutud, sest meil on vahepeal eraldi ülesanded, interaktiivsed ülesanded. Ja võib-olla me ka seda videot seal vahepeal vaatama ei lähe, aga see on lihtsalt sellepärast pandud, et te näeksite, et kuidas siis videot on väga hea sinna vahele panna, kui ta on teil selline teemakohane. Ja minu arust üks väga hea võimalus on panna sinna istutada harjutusi, et kui teil on tehtud teemakohane Learning Appsi harjutus, siis näete, te saate selle siia sisse panna ja laps saab selle siin sees ära lahendada. Et see on nagu üks väga hea võimalus. Ja nurga peal on ka full screeni nupud, kui lapsel on ebamugav seda täita, siis paremal pool üleval nurgas on ka täisekraani vaade Learning Appsi harjutuses, et võite ka sealt vaadata, kas on vahepeal küsimusi tulnud, kõik lahendavad usinasti, siis kui tekib mõtteid, tundeid või küsimusi, siis kirjutage julgelt, siis me teame ka, kuhu suunas oma jutuga minna. Või juba on mõtted tekkinud, hinnangud sellele vahendile, et julgesti trükkige. Aga nii palju veel vahel öelda, et siin siitingu sees nagu ise slaide luua ei saa. Et see on nüüd nagu teksti saab. Ja. Lihtsalt teksti osa saab, kas pealkiri siis või loeteluna tekst, et teksti sai panna, lihtsalt tekstislaid. Ja, aga... Et piltidega koos kujundada slaidi, seda ei andnud. Jah, seda ei saa. Nii et ja ka need slaidid, vanad slaidid, mis on üles laetud, ka neid ei saa siin sees muuta ja parandada. Nendega on siis nii, et see töö tuleb siis enne arvutis ära teha ja siis alles siia üles laadida. Nii, aga vaatame, osad on jõudnud päris lõppu. Ja siin on nüüd näha, et esimesele küsimusele on vastanud 9 õpetajat, 9 arvamust, teisele 12. Nii, siis Tammsaare teoseid on 11 õpetajat jaganud ja nüüd vaatame juba viimast küsimust, kuhu on ka 4 vastust tulnud. Näete, siin on siis tegemist skaalaga, et kas antud esitluse teema on seotud õppekavaga ja kasutatav õppetöös ka praegu. Et siin on siis nii sisuline pool kui kujundus. Et natukene mõelda, et kui palju ma nüüd seda esitlust ümber peaks tegema. Ja samas, kui te Nearboardi siitingut kasutate, siis ma ju oleks võinud selles esitluses natukene midagi muuta, võib-olla animatsioonid ära võtta või mõned tekstilõigu kuskile lisada. Nii et selles mõttes me spetsiaalselt praegu seda ei teinud. Me võtsime ka ühe vana esitluse ja me nagu üldse ei muutnud seda, et lihtsalt siis näidata, et kuidas saab ühest vanast materjalist tegelikult luua täiesti sellise toimiva vahendi tunnis.
kus saab siis õpilasi kaasata. Nii, aga siin Maiga ütleb, et temale neerpood on tuttav, nii et nüüd, kui me neerpoodi juurde lähme, siis ava ka julgelt ja ka arvamusi, aga kuna ka sitting meeldib, siis on tore kuulda. Ja näete, et siin ei ole pigem neid õige-vale vastuseid, vaid arvamuse avaldamine ja seisukoha võtuvõimalused, nii et aga aeg läheb, palun veel mõtteid ja ma arvan, et me peame teise vahendi juurde hakkama vaikselt liikuma, et läheksime teise vahendi juurde. Mis te arvate? Olete kõik saanud käe valgeks teha ja paari slaidi liigutada ja kas või ühele küsimusele vastata? Nii, Aimi poolt on super ja tõesti see vahendi juhend on meil ammu juba koolielus ka olemas, aga lihtsalt vahel mõni vahend jääb kuidagi unarusse, sest üks asi on teda juhendina vaadata. Veebiseminari saab hiljem üle vaadata, veebiseminarid lindistatakse ja saab haridustehnoloogid.ee lehelt vaadata. Ja võib lisada ja ära kustutada üksikuid slaide. Väga õige tähelepanek, just. Et aga ma usun, et kui te seda tegema hakkate, siis võtke lahti juhend ja siis saate kindlasti hakkama. Olete nõus, lähme edasi? Ja siin on veel postitamise ja kommentaaride lisamise võimalused juures, aga nüüd te näete mõlema poole pealt, nii õppija kui õpetaja poole pealt ja lähme nüüd edasi. Nii et head aega sitting ja läheme neerpoodi juurde ja järgmine esitlus või vahend on siis neerpood. Tiia räägib natukene sellest keskkonnast. Nii, et enne oli meil siin ka juttu, et mida te olete kasutanud, siis nii mõnigi teist andis märku, et on neerpoodi kasutanud ja neerpood on tõesti praegu hästi selline populaarne keskkond, mida siis õpetajad kasutavad ja kui võrreldes nüüd eelmise vahendiga, siis neerpoodis saab ka otse ise slaide luua või siis üles laadida oma vana slaidi esitlus. Meie kasutasime täna seda võimalust, et võtsime jälle ühe tuulivana 2005. aastal tehtud esitluse ja laadisime selle neerpoodi ülesse ja teemaks on siis alus ja öeldis, väga oluline teema, nii et meil on sellised algklassi teemad täna ja vaatasime siis, kuidas me saame sinna slaidide vahele panna õpilasi aktiviseerivaid ülesandeid. Ja ma nüüd mõne sõnaga räägin ära, et mida siis neerpood võimaldab ja siis jällegi teeme koos ühe sellise ülesande, et kes ei ole kogenud, siis näeb ka seda keskkonda seespoolt. Et nii nagu eelmises keskkonnas saab ka siin slaidide vahele panna siis erinevaid tegevusi ja siin saab panna nüüd just kuidas ma nüüd ütlen, mitte arvamusküsitlusi, vaid pigem testi moodi küsimusi, kus siis on ära määratud ka siis õiged ja valed vastused. Et vaba vastusega küsimus, mis on väga hea, kus me saame õpilastel vabalt kirjutada, saab kasutada ka arvamusküsitlust, siis valikvastustega küsimust, nii et õige võib olla üks vastus või õigeid võivad olla ka siis mitmed vastused. Hästi tore ja loov on siin siis see joonistamisülesanne, nii et joonistada saab nagu valgele taustale või joonistada saab ka nii, et ma laen sinna alla näiteks mingisuguse pildi või joonise ja lasen õpilasel siis seda täiendada. Ja täna on beta versioonis siis kaks vahvat võimalust, on lünktekst ja on memoriin ja need me oleme ka täna ära kasutanud, et siis saaksite vaadata, kuidas siis need asjad toimivad. Ja tore on ka see, et nende vaheküsimuste juurde saab lisada ka lisaks veel slaididele siis omalt poolt ka erinevaid pilte. Aga nüüd me kutsume teid jällegi kaasa töötama ja mina lisan siia chati teile nüüd neerpoodi lingi, et olge head. Te peaksite nüüd otse, me siin enne katsetasime, peaksite otse ligi saama, andke jällegi märku. Ja see on nüüd meil siis nagu see juhitud esitlusena, kus me siis reaalajas, kus mina kui õpetaja dikteerin tempo
Just nimelt, mina vahetan slaide ja teie siis vastate küsimustele. Kui enne te saite omas tempos liikuda, siis nüüd katsetame seda teist varianti. Ka Seatingus oli see teine variant tegelikult olemas. Ja andke teada, kas olete saanud. Ja teine võimalus veel sisse logida õpilasel on see, et te annate koodi ja ei pea seda aadressi jagama. Lähete leheküljele, Nearpodi leheküljele ja join siis enter pin vist oli seal see lehekülg, et saate selle kaudu. Nii, aga meie võtame nüüd lahti selle esitluse. Nii, kas võime hakata minema, kas olete jõudnud? Tegelikult, kust ma siin näen? Öelge, kas teile näed, 8 õppijat on sees, me näeme praegu. Kas me ootame veel? Et kas on veel tulijaid? Sees, väga hea. Aga nii, mis meil siin eelmine oli? Mitte midagi ei olnud. Nii, ootame veel paari õpetajat. Nii, kas hakkame peale? Olete nõus? Nii, 8, 9, mõni on veel puudu, aga samas siin ei ole parooli ega midagi vaja, nii et tegelikult te näete 11 õpetajat. Minu esitlusel on nüüd kõik pildid on tegelikult liikuvad pildid, mis näitab seda, et kunagi olid ikka need animatsioonid ja GIF-failid ja need liikuvad pildid vahvad. Aga samas ma arvan, et ega ei ole välistatud, et neid tänapäevalgi kasutada, aga näete, Nearpodis nad ei tööta. Nii nagu oli enne Seatingus oli kenasti näha, aga siin ei tööta. Nii, aga hakkame siis minema ja vaatame, kuidas meil nende lauseliikmetega on. Tänaseks on teemaks alus ja öeldis, igale õpetajale vajalik teadmine. Muidu ei saa, kui peab alust ja öeldist ei tunne. Jah, lähme nüüd hakkame koos. Meie siis nüüd hakkame liikuma. No nii, see on nüüd selline õpetik slaid siis, eks ole, kus siis tegelikult siis saab tunnis siis vaadata. Ja see oli esitlus tehtud nii, et algul oli lause, pilt hüppas kõrval ja lapsed pidid nuputama, mis on siis alus, mis on öeldis ja siis tulid nooled ja sõnad, mis siis näitasid, kuidas õige vastus on. Nii, esimene lause, väike ahv hüppab rõõmsalt. Teie ülesanne oleks praegu lisalausesse puuduv öeldis ja minul on kohe näha, mis oli see öeldis, mis oli puudu. Ja näete, meil on siin sees hetkel Maiga, Kaja, Ann, Saima, Kersti, Ai, Anu, näete, juba tulevad siit vastused. Juba on näha, Kaja ei ole veel vastanud. Nii, väga tublid. Ja toimib. Õpetaja näeb kohe reaalajas, kuidas meil asjad on. Ja kui paljud on vastanud ja mida on vastatud, nii et õpetaja jälgib. Õpilasel ei ole võimalik kõrvaliste asjadega tegeleda, ta peab ülesannet lahendama. Ja kui mõni laps keerutab ja vahib ringi ja kaasa ei tööta ja siis võib juhtuda, et õpetaja paneb järgmise ülesande. Mihkel seisab käte peal, nii väga humoorikas, tore. Ega me ei saagi nii õhtult tõsised olla. Ja 13 vastajat on praegu, Astritil on vastamata veel. Ja hästi, läheme edasi. Astrit arvab, et tantsib. Läheme edasi. 100% on vastatud, näete siin nurgas protsenti, et ma ei pea ka loendama. Nii, kass sammub uhkelt oma urgu, sama põhimõte jällegi, aga vaatame nüüd ülesannet. Me valisime jälle kõik eri tüüpi ülesanded just sellepärast, et te näeksite. Et milline nendest sõnadest on öeldis? Teil on seal valikud. No te võite ka mõni ka valesti panna, siis te näete, kuidas õpetaja siis neid vastuseid näeb. Ja kõrval on ilusti jälle diagramm, mis näitab, mitu protsenti õigesti, vastamata kui palju on veel ja valesti kui palju on. Nii, kas me nüüd näeme siit ka praegu? Nii, 30% on veel vastamata. Täppi ei ole Saimal. Anu, Andrus. Ja lause võib-olla ununes ära. Et lause oli neil üle. Lause oli, jah, ülevalt alla, milline sõna oli seal öeldiseks. Nii, ja võite julgesti chatis ka kirjutada, kui mingi probleem tekib. Niimoodi. Mihkel, Anu, Andrus ja Saima. Kus te olete? Saima ja Anu. 23,1% on vastamata. Mihkel ja Anu otsivad entsüklopeediatest mõisteid, mis on alus ja öeldis. Nii.
Kas me võime nüüd edasi minna? Tähendab, õpetaja arvas, et kell kukkus ja tunni materjal peab ju läbi võetud olema, nii et me läheme edasi praegu. Vaatate, mis tunne on? Lähme edasi. Kui jääb vastamata. Mõmmi teeb suure kukerpalli. Jälle alus ja öeldis. Ja küsimus. Nii, nüüd on teile antud ette valikud. Mitu õiget valikut? Oli meil pandud siin mitu, jah? Ja. Aga seal vist, kas ei valida ühe või mitu? No vaatame, kuidas te valite, vaatame. Jah. Et see oli seotud eelmise slaidiga. Sisu poolest, jah. Nii et sisu poolest, nagu te näete, et mis siis selle sisu poolest ei sobi, mis oli näidislauses. Need on tõesti ka ainult ülesanded teie jaoks praegu tehtud, et oleks just eri tüüpi ülesanded, nii et nad on ka veidi... Et me praegu ei pretendeeri, et nad on sisuliselt tohutult... originaalsed ja tasemel, et võib-olla natuke napakad, aga nii nagu napakad jutud on lasteraamat tore ja vahva lugeda, et õhtul siin väga tõsist juttu ajada. Nii ja jälle 7,7% on vastamata ja näete kõik värvidega kenasti näha, et 38,5% on korrektselt vastanud. Et õpetajal on tegelikult sooritusprotsent kohe jooksvalt. Nii, kas Saimal on mure, Saima ei ole vastanud või pigem meelega on kõrvalt jälgija, et siis me ei muretse? Nii, lähme siis edasi. Lähme edasi. Mida see lumememm mõtleb? Jälle alus öeldis ja nüüd on vahepeal hoopis üks väike videoklipp. Nii et see on 2-minutiline videoklipp. Praegu, me ei hakka seda siin praegu vaatama, aga te näete, et võib õpilastele vahepeal anda ka video vaatamiseks ja siis pärast selle video kohta küsimuse teha. Aga meie läheme nüüd edasi. Elevandi puhutud pallid on väga suured. Ja nüüd tuleb ülesanne joonista vastus ja nagu te näete, nüüd hindame teie joonistamisoskust. Joonista pilt sõna kohta, mis oli lauses aluseks. Elevandi puhutud pallid on väga suured. Vist oli selline lause, jah. Et püüdke nüüd natukene sinna midagi joonistada, et siis vaatame, kuidas need joonistused siis jõuavad siia õpetaja. Ekraanile, et teil omal ka oleks vaade, jah. No nii. Oi, kui tore, Ann, tubli. Aluseks, jah, aluseks, kes oli aluseks? Minu meelest oli pall, aga see on nii vana, et võib-olla seal on ka vead sees. Nii, pallid, jah. No nii. Väga vahvad pallid. Et minu arust on see üks Neerpoodi toredamaid võimalusi, eriti need joonistamisülesanded, et üldiselt lastele nad ka väga meeldivad. Mina olen teinud ülesande funktsionaalse lugemise kohta, kus oli lause ja õpilane pidi joonistama pildi, kas siis nullist või näiteks õpilasele saab mingi pildiga aluseks ette anda. Näiteks oli minul pilt antud lastele laud ja lause oli laua peal on sinine vaas ja tuli siis sinine vaas sinna joonistada või otsida pilt. Ka Google'i otsingu kaudu saab pildi otsida, nii et pallid oleks võinud te ka ise otsida. Ja ei pea ka joonistama, siin me panime korralduseks küll joonista, aga on võimalik pilti ka otsida. Nii et näete, vahva galerii ja toredad pildid. Aga läheme jälle edasi, sest viimane vahend võib olla kõige võõram, tahab ka natuke uurimist. Nii, lähme edasi, et kui ka kellelgi jäi pooleli, siis pole hullu. Kas sina oskad nii hüpata? Ja siin on nüüd ülesandeks teil memoritest. Proovige ja Kadrid käisid Saimal, no selge. Väga tore täna Kadri laupäev just, aga äkki nüüd saate Saima memorini mängida siis. Nii, palun andke ka siis chatis teada, kuidas memorini mängimine läheb, kuidas tundub. Ega seal väga seadeid ei anna muuta, aga kui ma ei eksi, siis oli ka sõna lisamise võimalus. Siin on meil pildid. Jah, erinevad lumememmede pildid, nii et... Nii, Astrid 10 korraga, jah?
Nii, ja nüüd nagu te näete, siis on beeta versioon ja õpetaja tegelikult nagu seda tagasisidet ei näe, et õpetaja näeb tagasisidet ainult nende küsimuse tüüpide puhul, mis on siis nagu, mis ei ole veel enam selles testversioonis. Nii et näete, meil on õpetaja vaade, nii nagu see harjutus on loodud ja ega me siit rohkem midagi ei näe. Tore, et te meile annate tagasisidet, siis me näeme, et asi toimib. Ja samas ongi nii, et tunnis on ju ka väga raske minuti pealt kõike planeerida ja miks mitte lõppu jätta kas või varuks, kas see memorimänguni jõuate või ei jõua. Aga meil on näha, et 14-st siis või 16-st 14 slaidi on tehtud. Siin on ka nimed näha ja läheme nüüd edasi. See mehik ajab mind naerma, ma ei tea, miks ma olen siia küsimärgi kunagi pannud, kes seda enam mäletab, aga vaatame, pilt oli igatahes vahva ja tore vaadata. Nüüd te näete lünkteksti. Lünktekst on siis lohistamise põhimõttel. Lohista sobib sõnalünka ja vajuta done. Et see on tegelikult üks hästi vahva võimalus, see annab nagu kogu selle teema kokku võtta ja teha sinna lõppu selline lünktest, et täna on ta ka beeta versioonis, sellepärast ei jookse meil siin ka tulemused nagu siia kokku praegu, aga üks hästi vahva võimalus Nearboardi juures. Aga kirjutage chatti kui võimalus, et kuidas teile tundub ja kuidas teil läheb. Jah. Et siis, sest võib-olla see Nearboard oli tuttav, aga te pole ka kõiki vahendeid ära kasutanud siiani. Et meie täna võtsimegi, et me kõik võimalused, mis oli võimalik sinna vahele panna, me neid ka kõiki kasutasime, et kui otstarbekas see nüüd on, aga meie eesmärk oli täna see lihtsalt, et kõiki näidata. Jah, Saimal on tore, et kass ja urg, et 11 aastat tagasi, kes enam mäletab, miks ma seda urgu rääkisin, et võib-olla Iire urg ja siis tema sinna kassi, ma arvan, et tema sinna Iire urgu läkski, et selles oli asi, läks Iire jahile ja Iire urgu. Jah, aga me meelega ei muutnud seda esitlust, et see on see sama vana esitlus, mille me siis nagu tahtsime nagu siia vahele sellised ülesanded panna. Nii, aga nüüd on nõnda, et tegelikult jätsime viimase tegemata, Tiia, aga mäletad, Nearboardis oli võimalik viimane slaid teha selline veel, kuhu õppija saab kirjutada oma arvamuse, mis ununeski tegemata, et kuidas sul läks ja kirjutada enda enesehinnang enda soorituse kohta või õppimise kohta või oma arvamus oma tööst, nii et see meil jah praegu tuleb meelde, et on võimalik tagasisidet saada õppijalt vabas vormis. Nii, aga kell tiksub ja läheme edasi ja meie viimane vahend, sest meil on nüüd napilt 20 minutit aega. Ja viimane vahend on nüüd päris uus. Võta nüüd uuesti see lahti. Nii. Ja viimane vahend on siis selline, mis on meie enda jaoks ka üsna selline värske. Nii, kõigepealt räägid ära ja siis ma jagan linki. Tegemist on sellise keskkonnaga, kus saab luua interaktiivseid töölehti ja nagu te näete tahvli peal või vabandust ekraani peal, ma ei tea, kuidas õige hääldus on, kas Viserme või Viserme on keskkonna nimi ja kui palju erinevaid küsimuse tüüpe saab ühte ülesandesse panna. Ja huvitav on see, et lisaks antud küsimuste tüüpidele on veel arendajate poolt hääletusele kasutajate jaoks pandud mõned tüübid, ülesande tüübid, mida te tahaksite, nii et nad arendavad seda vahendit edasi vastavalt kasutajatele. Loomulikult me ei tea kunagi, millal on see hetk, et tasuliseks asjad lähevad, kui on väga head asjad. Aga hetkel siis oleme ausad ja me ei ole ka seda vahendit ise niimoodi kasutanud lastega põhjalikult, nii et ainult niisugused väiksed katsetused, nii et teie tagasiside on meile ka väga oluline. Nii et näete, kui palju erinevaid tüüpe. Ja tegin jälle sellise natukene napaka töölehe, sellepärast, et saaksite just aimu, et missugune siis ülesanne välja näeb. Nii. Oota, mina nüüd jagan. Nüüd ma kutsun teid jällegi siis olema õpilaste rollis ja jagan teile nüüd linki ja kutsun siis teid täitma sellist
töölehte või siis, kuidas me nimetame seda siis? No ikka võime öelda testi, kas või testi. Ja. Nii, ja kui te nüüd jõuate sinna keskkonda, siis selle lingiga siis sisse te peaksite logima Gmailiga, nii et tegelikult Gmaili või kellel on siis Google'i Classroom lastel. Ja ma panen nüüd teile siis, selle pildi, et mina olen nüüd keskkonda sisse loginud ja natukene räägime ka sellest keskkonnast. Andke märku, kas olete sisse saanud. Et ma usun, et teil kõigil on olemas Google'i konto, et minge Google'i kontoga sisse, siis tore. Teil on teine pilt. Teil on teine pilt, just. Sest teil on see pilt, et minul on siin näha, mis on minul ja teil on konkreetne ülesanne juba, aga minul on kasutaja konto seestpoolt, millest ma pärast räägin. Aga ma arvan, et teil on selline vaade kohe tulemas. Nii, et teil peaks olema selline pilt. Kas on võõrsõnad? Just. Ja jällegi kõik erinevad ülesande tüübid olen ma pannud, siin on näha üleval ekraanil minul, kus siis saab õpilastega jagada, aga mis variandid on, tutvustan neid lühidalt. Milliseid sõnu nimetatakse võõrsõnadeks? Siin on lihtsalt teile näidatud võimalust, et saab pilti lisada ja teksti lisada. Ning tekstina on siis siin üks selline definitsioon ning küsimus, vasta küsimusele, trüki vähemalt 3 näidet. Ja siin on ka... Neil on nüüd seal küsimus, eks? Teil on... Nii, ma võtan ka selle lahti. Jaa, siis sa näed õppijana. Jaa, ma lähen õppijana nüüd oma... Nüüd teil on võimalus vastus trükkida või siis ka vastus salvestada. Et kui on käsi kipsis ja ei saa trükkida, siis vajutate nuppu Answer Recorder ja lindistate oma vastuse. Ma ei teagi, mis ma siia instruktsiooni alla nüüd üldse trükkisin. Ma võtan ka kohe lahti selle, et... Sina oled juba korra vastanud, Tiia on ka korra vastanud, mis ma seal olen küsimuse trükkinud või seal ei ole mingit küsimust. Võin sul mul kogemata. Nii, küsimus oli siis, et milliseid võõrsõnu sina tead? Nii et küsimust on võimalik trükkida ja küsimust, ülesannet on võimalik ka audiona esitada. Ja vastus, võite proovida trükkida vastust, ootame vastust ka. Jällegi, siis on meil näha ka õpetaja poolne vastus. Nii, siin on küsimus, et kas õpilasena sisse logida? Oota, kuidas see oli? Tegelikult, kui te lähete Google'i kontoga, siis... See link, mille meie andsime, minge selle lingi järgi, mis Tiia andis ja logige sisse õpilasena, jah? Jah, õpilasena, te olete praegu õpilase rollis, just. Peaksite kohe õigesse kohta saama. Nii, Andrus, kas saate siis andke märku? Nii, nüüd on näha, et ka videot saab lisada, enne on ka siin võõrsõnade leksikoni link, et saate ka linki lisada, jälle kõik erinevad võimalused oleme me täna siia pannud lingi lisamine, et saab siis käia vahepeal ülesandele võib-olla vastuseid mõne teise veebilehe abil siis leida vastus. Siis näete, on video. Mis on selle keskkonna miinus? Võib-olla on see, et väga suurelt on ekraanil. Et ülesanded on väga suurelt, aga samas, no ütleme nii, et kui on meil vaegnägijad erivajadusega, võib-olla siis on see hea, ma ei oska praegu öelda, aga alati ekraani saab ju väiksemaks teha. Nüüd võõrsõnade tähendused. Proovige lohistada siis ühendada võõrsõna ja selle selgitus, et pärast näeme ka vastuseid. Ühendamine siis käib niimoodi, et te võtate näiteks gloobus ja tõmbate siis nagu joone, mis see gloobus meil on, maamudeli juurde ja siis peaks teil tulema ilus siuke joonekene. Joonekene ja ütleme nii, et ta on võib-olla selline natukene, no ütleme selline hästi lihtsa kujundusega, tekst on piisavalt suur, kastid on piisavalt suured, et sobib väga hästi noorematele õpilastele. Siit ei saa praegu näidata seda. Ei saad. Nii. Näete, niimoodi saab siis seda teha. Minu arust on see nii vahva. Sa saad ka teha seda.
ja näidata, jah? Mhm. No kas õnnestub teil tõmmata? Nii, mida Väga me siis vahva. kuuleme? Järgmine harjutus, kuula, kirjuta lünka sobivad sõnad. See on nüüd üks selline lünktekst, kus tuleb kuulata ülesannet. See on põhimõtteliselt nagu etteütlus, kus õpetaja siis loeb ette laused ja õpilane kirjutab sinna lausesse puuduva sõna, nii et minu arust üks väga hea võimalus. Nii, ja kuidas meie õppijatel õnnestub tegemine? Kõigil õnnestub, küll on tublid õpilased täna. Ja nüüd muidugi on see lugu, ma räägin kõrvalt juttu ka, sest aeg tiksub, et keskkonnal on võimalik jagada teiste õpetajatega ja kui te leiate avalikke harjutusi Wiser.me keskkonnast, siis te saate need endale võtta ja teha koopiad nendest, nii nagu on Learning Appsi keskkonnas, et võtate kellegi teise harjutuse ja teete koopia ja selle abil. Ja siis muudate täiendate. Astrid kirjutab kuulamine. Ei, et see oli küll äge kuulamine. Ma arvan, et Astrid arvab seda. Ja üldse on see huvitav just, et saab nii küsimust esitada kuulates kui ka vastata kuulates. Minul tekkis siin see idee, mida ma ise ei ole kasutanud, aga täna, et lugemistehnika õpetajal on trükitud ülesanne ja laps lindistab enda lugemise ja õpetaja kontrollibki tema lugemist. Nii et jälle üks hästi vahva võimalus, mida nagu ei ole kuskil mujal märganud. Ja täiesti juhuslikult sattusin selle vahendi peale, nii et selline juhuslik leid ja natuke on nokitsetud ja uuritud. Korrasta sõnad algustähe järgi. Vaadake, siin on nüüd tegemist siis selliste alajaotustega või tulpadega sorteerimine ja väga huvitav. Et mina nüüd tegin praegu 3 tulpa siia G, B või D sõna alguses. Kui lähete näiteks banaani peale, siis siit klõpsate sõnale, leiate õige kategooria ja vajutate. Kas lastel peab olema Google'i konto olema? Just. Et sellega on nüüd nii, et paljud koolid juba ühendavad oma kooli postkastid ja siis, et see on nüüd miinuseks, me ei leidnud ühtegi teist varianti, aga samas ma arvan, et selle annab ka ära organiseerida ikkagi, et siis kas või teha need Gmailid tõesti õppetöö kasutamiseks või Google'i Classroom, mida järjest enam, ma tean, paljud koolid kasutavad, et see on lahendus, uurige võimalust oma koolist Google'i Classroomi osas. Nii, ja nüüd järgmine pildid ja näete seda pilti mul väiksemaks nüüd ei õnnestunud teha, pilt on väga suur. Kirjuta puuduvad nimed, siin on siis pildile, trükipildil ja näete, siin saab siis pildile, siin on tegemist banaani ja granaat õunaga. See vist ei jää praegu siia, sest ma olen õpetajana sees. Las ta praegu olla. Nii, kas minul ei lase esimest küsimust salvestada? Võt me ei oska ka seda. Tänapäeval enamusel Google'i kontod olemas, jah? Aga milline küsimus, Ain, kas te mõtlete ei lase salvestada, millist küsimust? Äkki seda, kus oli see? Salvestada seda küsimust, seda võõrsõnade küsimust või? Vasta küsimusele, trüki vähemalt 3 näidet. Salvestamine on lõpus. Lähme päris lõppu ära ja vaatame, mis sealt lõpust tuleb, jah? Muidu salvestamisel on nii, et on seal upload recording. Et aga Tiia, sa võid ju ise ka õppijana lahti võtta lehekülje, siis on meil parem. Tiia võtab teises arvutis ka õppijana lahti, siis me näeme. Kui faili üle, kui te hakkate... Ja ta ei anna rohkem sul teha, jah? Ta ei luba, et Tiia on juba korra selle ära teinud, me katsetasime ja tegelikult on päris lõpus on salvestamise märk. Et vaatame, kuidas sellega teil läheb. Nii, ja nüüd edasi ka joonistamisülesanne panime siia joonistamisülesanne, samamoodi näete, et saab ka pildi alla panna või midagi kirjutada ja joonista pall. Ja hetkel siis olemegi kõik ülesande tüübid ära kasutanud, et vaataks nüüd natukene seest poolt ka. Ja kui te sinna päris alla, sinul nüüd seda siin ei ole, sul on õpetajavaade, kui te päris alla jõuate, siis on salvestamise märk, siis salvestage ja näete, siin on nagu selline
paberlennuki märk. See tähendab, et saada ära. Jah, et kui sinna peale vajutada, siis ta peaks nüüd põhimõtteliselt siia õpetajale jõudma, aga vaata, kas jõudis. Sa saad nüüd studentsid lahti võtta siit või vastused. Proovi nüüd see lahti võtta ja vaadata, kas sa näed mingeid tulemusi. Et nüüd tuli näitab seda õpetaja vaadet. Nii, mis me siin näeme? Nüüd te võite vaadata, 13 õpilasel on vastatud. Aimi töötab, Annel on 19, 23 punktid ja mis on huvitav? Mõned küsimused jäid teil saatmata sellepärast, et näiteks vaba valikuga vastus. Võite nüüd ekraanile vaadata, te võite ka chatis märkonda, me kõrvalarvutis näeme, et kas te olete nüüd minu siin õpetaja vaates, et te näete ka seda õpetaja poolt, et kui jäi nüüd mõni küsimus vastamata, siis pole hullu. Et õpetaja saab tagasiside anda, näete, avatud vastusega küsimusel maksimum on 1 punkt. No tegelikult ma oleks võinud siia 3 punkti anda, aga praegu see ei ole sisulise poole pealt niimoodi väga hästi läbi mõeldud. Ja nüüd mina trükin ise siia vastused, ma annan 1 punkti. Võib-olla mul oli maksimum 3, aga ma vaatan, et need näited, et 2 on õiged, annan talle 3-st 2. Ma võin ka õpilasele siia kommentaari kirjutada, ma võin talle ka siia audiokommentaari lisada või siis ka laigi panna siia sellele vastusele. Nii et praegu peaks meil Anne vastused siin olema. Vaatame, Anne siis saab tagasisidet anda, kuidas Annele need vastused tulevad. Et ma trükin Annele ka siia vastuse ja et siis me näeme. Nii. Nüüd siin on recorded, Ansver salvestatud vastus, ma kuulan, kuidas Anne vastus tuli. Kas Anne salvestasite heli ka? Proovime. Nii, täitsa olemas. Ja küll on meie jutt siit, aga väga hästi, no väga originaalsed võõrsõnad, tubli vahelduseks selline algklassi temaatikale. Nii, ja näidatakse gloobusmaa mudel, garaaž, auto, kuur, dress ja siin on öeldud 6 punkti, paneme laigi, tubli. Nii, nüüd läheme edasi. Phil de Blancs, muidugi, mis on kurb, et on need ingliskeelsed. Nii, siin on öeldud, et lähme perega Soome. No kahjuks ja kuulamisülesandes oli zoopark. Nii et saite 3 punkti. Nii, nüüd sorteerimine. Jällegi näidatakse 9-st 9 punkti. Ja siin paremal pool on näha siis, et Anne sai 23-st 20. Aimi, Andrus, Taili, siis Mareli, Piret ja Saima ei ole lõpetanud oma tööd. Et kes nüüd kirjutab siin, et see pallijoonistus ei õnnestu, et vaat me ei oska teile ka seda öelda, teate, me täna siin koos teiega praegu katsetame. Ei, mina võin öelda teile. Pallijoonistuse juures sellepärast vaiting, et mina panen punkti vastusele ja siis saate teie teada, et need on need vaba vastusega need ülesanded, kus ei saa arvuti kontrollida. Ja kui arvuti ei kontrolli, siis mina vaatan seda ja panen vastuse. Et näiteks siin on praegu, näete, draakoni vili ja banaan on siis 1 ja 2, 2-st 1, aga näete, küsimärk joonista pall ja kas ma nüüd annan, kelle töid ma nüüd vaatasin, Anne, jah? Kas ma annan Annele punkti ja vaatame, nüüd ma panen Annele 1 punkti selle eest, vaatame, et Annel peaks nüüd olema kadunud see waiting, see oota. Anne, andke märku, kas kadus see ära. Nii, ja näete, ja siia võib ka õpilasele nüüd kokkuvõtlikult pildi panna, emotikoni panna, teksti panna. Nii, tehtud ja paneme siia ka siis rõõmsa näo, nii ja save ja anname tagasisidet ja nüüd peaks Annel olema tagasiside. Nii, ma salvestasin ja saatsin oma arvates, Andrus. Ja Andrus, aga teate, mis on asi? Mina pean teie töö ära vaatama. Selles on asi, et kui mina teie töö õpetajana nüüd ära vaatan, et Andrus mõtleb seda, et töö on pooleli, jah, siin ma ei tea, miks praegu näitab, jah, et Andrus nagu täidaks praegu. Et äkki te panite ainult save ja ei pannud see hand in work, et saada. No näed, nüüd on korras. Ja. Väga hea. Just, et tuleb ka ära saata, sest see save on esialgu see, et teil jääb pooleli töö, et te võib-olla täidate veel.
nii et saime selle vaadatud praegu ja meil on mõni minut aega ja ma näitan nüüd seda ka siis seda keskkonda seestpoolt natukene, et 1 minutiga, et siin on näha minu töölehed, siin on teiste õpetajate töölehed, teemade kaupa, võtmesõnade kaupa ja siit saate siis näiteks räägi sina. Mul ei lase midagi all teha. Aga ma ei alustanud tööd algusest, võt. Jah, võib-olla siis oli selles midagi. Aga praegu me olime tunnistajaks, et asi toimis. Kui nüüd Anne kirjutaks ka tagasisidet, kas ta sai punktid ja minu tagasiside ka kätte. Nii, ja nüüd siin on need copy this worksheet, kopeeri see oma kontole ja kasuta oma õpilastega, share, nii et näete, siin on üks selline murdude matemaatika ülesanne ja õpetaja, kui sobib, võib seda täitsa kasutada ja tee oma ülesanne ka. Aga minul on küll plaanis üks videojuhend selle keskkonna kohta teha, et ei hakka lubama, aga loodan, et lähiajal. Ja siis saab ka selle kooliellu üles panna, aga näete, ülesande tüübid on siin ja tulemas, nii et kui te hakkate seal uurima. Ja Anne vastab, aga Anne, kas ma Anne lindasin? Et siis siin on näha, et näete, võite diskussioon, grupitöö, annotatsioon, graafika ja automaatne salvestus võite siin hääletada ja siis arendajad kasutavad neid vahendeid, nii et kui mina seda keskkonda hakkasin kasutama, siis selle aja jooksul on tulnud juurde näiteks see sorting, sest mina ka hääletasin selle poolt, seda siis veel ei olnud. Nii et näete erinevaid vahendeid, kujundustaust erinevad, nii et siin on see töö pool. Nii et praegu ma arvan, et meil on 4 minutit jäänud ja võtame siit siis lahti chati ja ootame siis küsimusi, arvamusi, tundeid, mõtteid, emotsioone. Üks hetk, paneme siit selle esitluse ja kas ja kuidas see tunnike möödus? See viimane oli põnev ja uus ja teistmoodi keskkond, teisi oleme näinud, kuulnud võib-olla, aga samas hea ka vanu asju meelde tuletada, sest nii tore kuulda, et õhtune tunnikene on kasulikult mööda veedetud ja meie täname õpilasi, sest me ei oleks saanud katsetada, kui te ei oleks meiega kaasa tulnud, nii et selles suhtes aitäh teile. Tänu teile me saime ühe väga asjaliku katsetuse täna tehtud. Ja tore just see, et õpilasi rohkem kaasata samal ajal tööle ja Maigale 2 uut vahendit, nii et uued võimalused ja ka Nearboardil võib-olla edasi kasutada. Koos tegemine on tõesti tore, väga hea, just et mõlemapoolne vaade oli meil. Et nüüd sportima, Koidu arvuti tagant püsti ja sportima. Nii, Rutt, aitäh tagasiside eest. Tore, et oli informatiivne ja meie täname ka HITSA tugigruppi, kes meid siin koolitas ja toetas, kõik tehniliselt õnnestus ja praegu on tunne, et millal me järgmise teeme, nii vahva oli ja tore oli. Ega me ka natuke muretsesime, vabistasime, kuidas see meil kõik välja kukub, aga näete, tund on läinud märkamatult, nii et tore. Ja kõigile siis toredat jõuluaja algust, pühapäeval on 1. advent ja ärge siis ennast arvuti taha unustage ja ühiselt saame nendest arvutimuredest üle ja uusi ideid kiiremini kui üksi istuda ja internetis surfata ja otsida. Ja Aimi, aitäh, kõike head. Nägemist ja kohtumiseni. Nägemist. Nägemist.